See, mis on haridusuuendus täna, on aasta pärast igapäevasus, aga ajaloolasi ikka huvitab, kuidas asjad alguse said. Seetõttu oleme otsustanud jätta tulevikuõpetajatele ajakapslisse kirja, kus nad saaksid lugeda selle kohta, kuidas huvipõhised ainesektsioonid kord alguse said. Hakkame siis pihta. Tere, tulevikuõpetajad! Kirjutame teile aastast 2020. Meil on kuldne sügis. Koolid on alustanud järjekordset õppeaastat. Juba 3. aastat on meie koolis huvipõhised ainesektsioonid. Te teate, mis need on, aga kindlasti olete mõtisklenud, kuidas see teie jaoks täiesti tavaline asi alguse sai ja milline oli ta oma alguses. Ajaloolise tõe huvides jäädvustame järgmise. Enne 2017. aastat tegutsesid koolis traditsioonilised ainepõhised sektsioonid, mille töö produktiivsuse hindasid õpetajad madalaks. Tegevus toimus pigem juhtkonna korraldusel ning suurem osa õppeaasta alguses paika pandud plaanidest jäi lõpuks ellu viimata. Ürituste korraldamise vastutus langes suuremas mahus huvijuhile. Õpetajad ei olnud rahul. Mõeldi pikalt, kuidas minna edasi, kuni õpetajad pakkusid välja omapoolsed teemad ja juhtkond omapoolsed. Tööd alustas 7 huvipõhist sektsiooni, liikuma kutsuv kool, eelkool ja algklassid, tervisenõukogu, kunst, koolijuubel, HEV ja haridustehnoloogia. Nende töökorralduse põhimõtteks sai, et õppeaasta jooksul korraldatakse vähemalt 2 üritust. Üks õpilastele ja teine kollektiivile. Iga sektsioon määrab enda seast juhi, kes esindab sektsiooni liikmeid koosolekutel juhtkonnaga. Õppeaasta alguses paneb sektsioon paika oma eesmärgid ja ürituste kava. Muudatuse tulemusel on suurenenud õpetajate vaheline koostöö. Kasvanud on õpetajate initsiatiiv kooliellu panustamisel ja nende rahulolu tööga. Samuti on ainesektsioonides osalemine igale õpetajale tähenduslikum ning koolis toimuvaid üritusi korraldatakse ilma juhtkonna poolse eestvedamiseta. Üritused on aineteülesed, sest ühe sektsiooni kuuluvad erinevate ainete õpetajad. Sel viisil on õpetajad kaasatud ka kooli juhtimisse. Esmaselt on uuendus suunatud õpetajatele, kuid otsest mõju
saavad sellest kõik õpilased ja kaudselt ka lapsevanemad. kas lisame midagi veel? Soovin neile huvitavat õppeaasta algust. Huvitavat õppeaasta algust. Voldime ära selle siis, paneme kapslisse.